Nagu piiri peal seisis ristikivi. Nõnda elu veeres meie maal. Nii on olnud juba aastasadu. Nagu loomad, kes on käinud samu radu. Meie looduses valitsend on tasakaal. Pole tarvis olnud ühtki sõda. Meie rahvas alati on olnud vaba. Igas naabris leiad oma sõbra, kes sul aitab vankri üle raba. Kandsid vilju puud ka meie maal. Viljasaak on sügiseti olnud kirju. Laud on lookas igal aastaal. Kivi tagant algab minu kodu. Rahus elada võin oma kodumaal. Selles filmis ma soovin juhtida meie inimeste tähelepanu meie päritolule ja metsa rollile meie kultuuris. Meie maarahvas on olnud metsaga seotud tuhandeid aastaid, kuid alles viimastel kümnenditel oleme loodusest nii tugevalt võõrandunud. Meie esivanemad said enamuse eluks vajalikku oma metsast. See tegi meist sõltumatu ja iseseisva rahva. Metsad andsid meile süüa ja ulualust. Pakkusid kaitset külma ja kuuma eest ning hoidsid meie elukeskkonda puhta ja tervislikuna. Inimesed elasid metsas ja said seal suurepäraselt hakkama. Ka tänapäeval elavad mitmed pered metsas ilma liinielektri ja muude kaasaegsete mugavusteta. Need on inimesed, kes kasvatavad omale ise toidu lauale ning majandavad end ära nii suvel kui ka pakase külmaga. Ma olen metsapoeg. Inimesed teavad mind nime all Indrek Vainu. Aga oma olemuselt ma olen metsaga ühte. Et kunagi ammu aega tagasi ma juhtusin siit lähedal, on siin samas üks jõgi. Ma sõitsin mööda seda jõge kanuuga ja mets ise ütles, et sa pead siia tulema, siia metsa. Ma käisin mõne sellise pere juures ka ise külas, et veeta seal mõned päevad püstkojas 25-kraadise pakasega. Sellises keskkonnas viibides hakkan ma mõistma ja tajuma, kui hoitud ja turvaline on olla metsiku looduse keskel. Meie loodus ei ohusta meid, pigem vastupidi, see puhastab ja rahustab meid ning tasakaalustab meie ärevat meelt. Palju siis külm oli täna öösel? Täna öösel oli kuskil 20 kraadi. Kuidas on magada sellise külmaga? Toas on suve. Kas kütma peab palju? Peab. Mida sa siin kõige rohkem igatsed linnaelust? Tõukerattaga ei saa sõita. Ja ma hakkasin mõtlema niipidi, et kuidas elada nii lihtsalt. Et mitte, et ma tassin raha eest kõik asjad siia, vaid kuidas võimalikult vähe asju siia tuua, kuidas võimalikult nii-öelda väikselt siin metsas elada, nagu nii-öelda ehitada oma pisike pesa ja elada selles. Ja kogusin vihmavett ja tegin lõkke peal süüa ja sõin üsnagi tervislikult. Minu nimi on Mairo Kiho. Sa oled jätnud linnaelu, pühkinud linna tolmu saabustelt maha ja kolinud maale. Miks sa seda tegid? Aga mina loobusin teadlikult ja panin kõik sillad põlema. Kõik.
suhtesillad näiteks, sõpruse sillad, keda ma varem nagu pidasin või arvasin olevat sõbrad või nimetasin sõpruseks või tuttavateks ja sellest kõigest loobusin.